tere, vaatad siin Airplay'd ja täna ma näitan teile niukest asja, kuidas saada MV2-s välja siukest mapis nagu Karachi. Et põhimõtteliselt esimene asi, mis te peate tegema, on siuke klass, nagu mul siin on. Te võite ka sniperi asemel võtta näiteks SMG, kuna SMG on ka suht kerge relv. Ja kindlasti peab tulema niuke asi nagu Tactical Insertion, mis mul siin ei olnud. Ja One Man Army, Lightweight ja kolmandaks väga oluline asi oleks Commando Pro. Okei, lähme siis. Et see glitch on siin juba aegade algusest olnud ja keegi nagu pole viitsinud seda ära patchida Infinity Wardi poolt. Kuna need ei koti eelmised mängud. Infinity Wardi mingi üldse ei koti mängud. Et põhimõtteliselt mis teete on see, et te lähete mappi keskele. Siin on siuke, kas on 3 korrust, vist on 3 korrust. Ja lähed sinna katusele ja siis ma näitan, mis hea saab. Opa. No hüppa. Jess, alati mingi esimene hüppe. Oled Tarzan ei ole või? Jah. Nii. Et lähed siia peale, siis hüppate siia peale. Ootate veits. Hüppate veel. Võtate natuke hoogu ja hüppate siia. Et põhimõtteliselt miks One Man Army ja siis Tactical Insertion on sellepärast, et iga kord kui te hüppate ja jõuate edasi, siis te panete selle maha. Siis võtate uuesti selle välja. Ma panen siia üks selle, näiteks. Ja siis vahetate klassi, võtate sama klassi, ootate veits ja saad uuesti Tactical Insertioni. Et see hüppe tuleb teha niimoodi, et te ei vajuta sprinti ega C-dega mitte midagi, et lihtsalt jooksete ja hüppate. Ja selle hüppega on siuke asi, et seal kohas ei ole tegelikult alust all, et kui te hüppate sinna, siis te kukute lihtsalt läbi. Et tuleb hüppata sinna. Kohe demonstreerin. Niimoodi. Ja siit kohast siis ootate veits ja hüppate siia ääre peale. Niimoodi. Ja oletegi põhimõtteliselt üleval, et ma paneks oma Tactical Insertioni siia. Sest et see on esiteks varjus. Ja siin saab igal pool ronida, nagu te näete. Ja tegelikult ma näitan ka kohe, et siit saab mapist välja. Rainer, kas ma ootan järgi su või? Jah, kus sa oled? Ma tulen kohe, ma teen veits suicide kirjut. Ma lasen maas. Ahaa. Põhimõtteliselt siis üks võimalus on see, et te lähed siit, mis on kerge, ja teine võimalus on see, mis on raske, lähete siit. Jõuate siia. Noh, sealt saab ka, et lähete tipa-tappa, toete siit üle, on. Ja ma panen oma Tactical Insertioni siia. Põhimõtteliselt siis saab minna sinna majja, siis sinna taha majja, siis sinna sillale, mis seal on. Ja kõige lahedam osa on, mis seal hästi taga on. Aga Rainer? Aga päris ennast alla maa kohe tagasi. Kas te jõudi päe, ma lasen maas? Ei, ma parandan ennast. Aha. AT4H, jah? Okei. Opa. Nice. Et Rainer siis teeb seda kergemat teed, näitab teile sellega ära. Lihtsalt jooksete siit üles, hüppate siia. Ja lähete siit katusele. Okei, lähme. Et põhimõtteliselt komandot on sellepärast vaja, et siit alla hüpata. Tegelikult siis saab niimoodi, et kui sa hüppad vastu aeda, et ilusti siia üles ääre peale, siis sa ei kaota oma elusi. Jah, me mingi mõlemad failsime. See sein on see läbipaistev. Siis siin on niuke tüüpiline Call of Duty 4 model maja. Need kivid on läbipaistev, põhimõtteliselt saad siia peitu minna. Keegi ei näe sind. Siis siin on hästi pime, aga põhimõtteliselt siit alt, kus siin alla saab. Siin all ei ole põhjaid, nii et kui siin lähed, siis saad surma. Siin on nagu niuke koht, et siit tuleb ääres minna, muidu sa ei saa ülesse. Ja põhimõtteliselt jah, see on üks niuke väiksem maja. Siit saab minna veel sinna ääre peale ja. Aga me lähme edasi kiiresti, et siin on mingi süsteem. Mingi ala on siin. Ma ei leia eriti mõtet sellel. See on siis spawn point. Spetsnasidel vist. Või sassidel või? Ei saa sassid vist. Savi. Okei, lähme edasi, et aga siin on niuke koht, et siit ääres saab ainult kõndida. Siin ei ole põrandat all. Nagu te näete, kui te siin lähed, siis kukute lihtsalt surnuks. Siit tuleb rahulikult minna, kui näete, et siin on joon. Siit joonest minna vasaku poole saate surma. Ja siin on üks niuke koht, kus tegelikult saab minna mapi alla, et kui te siit alla hüppate ja teil on Commando Pro, siis te jääte ellu.
ma ei viitsi praegu minna sinna, aga põhimõtteliselt sealt jälle. Siis põhimõtteliselt, mida ma siin mapis tegin, oli see, et ma mängisin sinna hide and seek'i. Et mingi 6 üks ajas taga meid, noh, lasin maha ja siis teised peitsid. Sinna majja saab minna, siis siin on mingi ala, sinna taha saab minna. Siin igal pool on niisugused katkised kohad, kus saab läbi mapi kukkuda. Soovitatavalt laske seda kohta enne, kui te lähed sinna. Näiteks siin on üks koht, et siin ei ole põrand all. Peate, on siin põrand all või? Kuskil siin edasi ei olnud, et? No nüüd nendes ei ole minu, jah. Ma käisin läbi just. Okei, põhimõtteliselt kindlasti ei ole näe siin kohas seda põrandat. Jep, siin ei jää kuuli auku. Aga ma näitan siis ühte lahedat kohta veel. Et ma näitan ühte teist kohta kõigepealt. Siis näitan seda lahedat kohta. Üks asi on see, et saab minna siia maja sisse, mis siin ees on. Et see on päris hea hiding koht. Siin tuleb ettevaatlik olla, et mitte alla kukkuda, et siin saab minna mingi nõla peale. Ma teate peidus siin. Põhimõtteliselt mitte keegi ei näe, samas te näete kõiki. Ja ma kukkusin alla. Fuck raiski. No jah. See on see Uber Pro. Ja ma proovin nüüd jalgi kinni. Siis ma lähen sealt taga kõigepealt ära. Kus sa oled, Rainer? Ma jõudsin tagasi siia. Ma tulen ka siin. Põhimõtteliselt siin kohas kuskil kaob põrand alt ära ja saaks siit äärest joosta. Sinna minna igatahes ei saa. Üks peitmiskoht on see siin, et siia alla ronida. Seal lõpus ei ole muidugi põrandat, nii et siit on võimalik põhimõtteliselt kalla kukkuda. Siis siin, maja sees, siin ei ole ka põrandat, aga siin on mingid tellingud, kuhu peale saab minna. Seda ma näitan ka teile kohe. Siia alla hüpata saate ka surma. Ja siin põhimõtteliselt pole ka poolel kohal põrandat all, et siit äärest tuleb minna. Et see on siis põhimõtteliselt, no ma arvan, et mulle meeldib see mäng sellepärast, et ma olen mänginud Enemy Territory Trick Jumpi, mis inspireeris mind niisuguste asjadega tegelema. Et tegelikult see, mis ma praegu tegin, oli suht raske hüpe. Ja siit peaks ka kuskil saama vist, mäletan vist järgi. Kumb post see oli, kas see oli see post või see oli see post? Vaatame, äkki oli see post. Vist mitte. Okei, põhimõtteliselt saab ka sinna ülesse. Ja lähme tagasi sinna, lähme tagasi. Et siin saab ka vist ringi peale taha, siin on kuskil palm, kus saab läbi kõndida. See palm, jah. Siin on mingi jalad näha, siin keegi ei peida ennast. No nii. Sinna kaugele saab veel edasi minna, aga seal varsti kukub läbi. Jep. Siin on üks, see sild, mis ma ennem sealt ülalt näitasin, sinna on tegelikult suht raske saada, et sa pead päris hea streifjär olema. Nagu sa pead tegema strafe jump. Strafe jump on see, kui sa nagu võed 2 veed jalad alla, siis tõmbad niimoodi külje peale kuidagi, smuudilt. Siis hüppab veits kaugem nagu tavaline. Et see on nagu kõikides MV-des olnud siiamaani. PO2 vist ei olnud või? Oli või? Seal on mingi teine engine veits. Modifeeritud engine. Põhimõtteliselt Modern Warfare engine'ites on see olemas, et siia alla saab peita ennast. Viskate pikali, siis keegi ei näe teid. Viska pikali korra. Keegi ei näe teid. Samas ta näeb. Siis teine asi, mis mulle eriti meeldis, oli see maja. Et siia maja sisse oli eriti lõbus minna. Ta oli halli aimugi, et ma siin sees olen. Siis siin on sild. Siit kukub ka kohe läbi, et sealt kaugemale ei saa minna. Ja siit saab minna põhimõtteliselt kuni lõpuni. Ja sealt ääre pealt on võimalik hüppata sinna, mis on hästi raske hüppe, aga seal põhimõtteliselt ei ole mitte midagi, nii et jah, ma näitan teile siis seda maja, mis siin on. Pah! See on siis mingi maja, kus on kahuri auk sees vist. Nagu mingi eriti random. Jah. Siin on mingi toolid, süsteemid. Ja siin on siis õige mapp. Siit ja sisse ei saa mitte kuskile. Põhimõtteliselt, kui te lähete õiges mängus online'is, lähete mängima, siis siit saab inimesi tappa. Ilusti, niimoodi, et noh. Teil on advantage. Te võite minna peitu niimoodi, et keegi ei näe teid. Siin nurga taga ei näe mitte keegi teid lihtsalt. Et oleme alguses, ma arvan, et see on kõik. Et pange like ja näeme järgmine kord. Bye. Smoke weed every day.